Siin videos ma näitan, milline ja kui suur hinnasilt panna peale oma sotsiaalmeedia teenustele. Ma ei ütle sulle lihtsalt, et see on parem või see on parem, vaid ma näitan sulle, kuidas formuleerida üldse pakkumist ja siis sa saad ise selle õige lahenduse endale paika panna. Ehk siis jah, ma näitan, kuidas siis formuleerida täpselt selline pakkumine, mis võiks soodustada siis nii sinu müüki kui ka seda, et sinu riskid oleks võimalikult madalad. Alustame kõigepealt sellest, et mis teenust sa üldse pakud. Ja sellega on nüüd see, et sotsiaalmeedia turunduses ja nii on nüüd see, et mida rohkem väärtust sa kellegile lood, seda suuremat teenuse hinda saad sa küsida. Ehk siis näiteks, kui me teeme firmadele orgaanilisi postitusi, siis need ei too otseselt väga palju käivet otse sisse. Pikaajaliselt on kindlasti mõistlik orgaanilisi postitusi teha, aga need ei too kohe mingi räigelt käivet sisse ja selle põhjusega ei saa me sellise teenuse eest ka väga palju raha küsida. Ma tõin siia ainult mõned teenused sotsiaalmeedia võib-olla valdkonnast, et neid tegelikult on siin terve hunnik, aga ma arvan, et sa suudad ise ka paika panna siin skaala peal, et kui nii-öelda väärtuslik see siis teisele ettevõttele tõesti on. Influencerite teenus on väga väärtuslik, sellepärast, et tavaliselt nende postitused toovad firmale palju müüki ja võivad ka selle brändi võib-olla mainet tõsta. Ma tegin siia sellise graafiku või skaala, et kuidas siis nii-öelda pakkumist formuleerida ja põhimõtteliselt tegelikult ainuke asi, mis see pakkumine on, see tähendab seda lihtsalt, et kui palju riski võtad kas sina teenusepakkuja enda peale või riski võtab hoopis see, kes ostab sinu teenust. Kui riski võtad sina enda peale, siis ostja tõenäolisemalt ostab, aga jällegi sina võib-olla jääd rahast ilma või ei saa nii palju raha, sest sa ei suuda neid tulemusi reaalselt tuua. Nii et siin tuleb leida selline hea keskmine, näiteks kui sa oled 100% kindel, sa oled juba seda ammu aega teinud ja sa tead, et sa tood käivet, siis sa võid teha tulemustasuga, sest esiteks see näeb ostjale väga hea välja, et sa teed ainult tulemustasuga ja teiseks sa saad ka tulemusi tuua, et see on selline, see on nagu kõige parem kombo, mis põhimõtteliselt olla saab. Aga tihtipeale turunduses ei saa selliseid eriti käibegarantiisid tuua, sest see ei olene kogu aeg ainult sinust, kas see käive tekib või mitte. Käime läbi siis kõigepealt teenusepakkuja või riski, nii-öelda sellised pakkumised, kus riski võtad sina enda peale. Ehk siis see võib kõik olla kas siis mingi tasu käibe pealt, tasu näiteks iga konsultatsiooni pealt, objektikülastuse pealt, tasu iga liidi pealt, iga veebilehe kliki pealt, oleneb ka sellest kampaaniast, mida sa teed, eks ju. Või siis kas sa teed TikToki videosid, Facebooki maksvaid reklaame, on ka väga suur vahe. Näiteks kui sa oled influencer, siis tõenäoliselt sul ei ole mingi 50 € iga objektikülastus või 20 € iga konsultatsioon, vaid pigem sul on kas käibepõhine tulemustasu või sul on fixed tasu. Kui sa oled alustav ettevõtja, kes ei ole näiteks kunagi turundust teinud, siis sa peaksid üldse pakkuma oma teenust tõenäoliselt alguses tasuta. Või siis mingi väikse alustustasuga ja näiteks, ma ei tea, ainult tulemustasu. Kui sul näiteks alguses õppida turundust ja samas on veits raha ka vaja, siis hea on alustada näiteks alustustasuga hoopis. Siin pead sina tegema selle hinnangu, et kui häid tulemusi sa tõesti suudad kellegile tuua, et kui sa tead, et sa ei suuda käivet luua orgaaniliste postitustega, siis ilmselgelt sul pole tulemustasu põhist teenust pakkuda. Kui me valime nüüd siit paremalt poolt mõne valiku, ehk siis meil on fixed tasu või fixed plus tulemustasu, siis me tavaliselt tahame ka anda selle peale mingigi garantii või mingigi sellise kindlustunde, et näed, et ma tean, et ma suudan sulle neid tulemusi tuua. Siin on 2 erinevat graafikut, ma selgitan kohe ka üleval, on põhiliselt see protsent, mitu protsenti raha tagasi anname või nii. See on see, kuidas põhiliselt garantiid formuleerida, et me paneme kokku 2 asja. Üks on see, et mitu protsenti raha me anname tagasi, kui me saame näiteks vähem kui 20 000 € käivet, vähem kui 20 kohtumist, vähem kui 70 liidi, vähem kui 100 000 vaatamist. Vasakul pool on siis need, kus riski võtad sina ja paremal pool, kus riski võtab ostja. Ja mida vasakul poolsem sa võtad, seda suurem tõenäosus on, et see ostja ostab, aga samas sul on palju vastutust, et need tulemusi siis reaalselt tuua, sest muidu sa pead raha tagasi andma.
Üks näide on see, et näiteks kui meil on, teeme Facebooki reklaame, siis tavaliselt tehakse garantii kas liidide peale või noh, pigem nende vasakpoolsed peale, vaatamised ei ole nii relevantsed, aga kui meil on näiteks TikToki videod, siis on pigem just vaatamised relevantsed ja võib-olla ka klikid veebilehele, et siis võib pigem nende peale garantii anda, et kui me teeme TikToki videosid kellegile, siis kindlasti käibepõhist garantiid ei saa või ei taha anda, sest jumal teab, kui palju isegi spetsialist, kes oskab TikTok videost teha, ei tea, kui palju käivet mingi video toodab. Et kõigepealt valid selle, näiteks kui saame alla 20 kohtumise, siis annan näiteks 70% raha tagasi. Näiteks mingi selline garantii, et siin saab palju formuleerida. Nüüd paar loomingulisemat garantii näiteid ka, et tavaliselt on see, et mida loomingulisem meie garantii või pakkumine on, seda tegelikult silmapaistvam me tõenäoliselt ülejäänud konkurentsist oleme. Toon siin paar näidet, lihtsalt ideed, et milline võib veel üks garantii või pakkumine välja näha. Näiteks, oletame, et meie kuine eelarve kliendile on 900 eurot ja meie enda teenustasu on näiteks ka 900 eurot. Nüüd, kui me näiteks ei saame näiteks selle 9 eurise eelarvega esimese kuuga, saame näiteks, ma ei tea, 15 000 eurot, siis me oleme nõus omakorda eelarvet andma nii kaua juurde, kuni me saame selle eesmärgi täis, ehk siis klient saab aru, et näed, ta saab 20 eurot, 1000 eurot käivad ükskõik, mis juhtub. Siis teine teistpidine garantii on jälle see, et näiteks kui me saame 15 kohtumise asemel näiteks 10, siis see 5, mis puudu jäi, maksame iga kohtumise pealt 100 eurot tagasi. Et see oleneb palju nišist ja sa pead hindama, kui raske või kui riskantne see ka sinu jaoks nagu on teha. Nüüd reklaami eelarvega on selline teema, et see oleneb palju nišist. Näiteks kui meil on e-pood, siis tavaliselt on seal reklaami eelarved suuremad, sest ROI on nagu palju väiksem kui näiteks mingil kohalikel ehitusettevõtetel ja nii. Et e-poodidel kindlasti minimaalselt 20-30 euri päev vähemalt. Tegelikult peaks isegi rohkem tegema, aga noh, alati ei pruugi olla vahendeid. Mingil kohalikul ettevõttel, näiteks hambaarst või mingi kohalik korteri viimistleja või ma ei kujuta ette, mingi vundamendi ladu ja mõtlen, mis teisest nišist võiks olla, näiteks mingi mööbli paigaldaja, siis teile ma soovitaks minimaalselt 20 euri päev, sest tavaliselt liidid maksavad head, no see oleneb hästi palju, 5-20 euri liid tavaliselt. Jah, tasuta platvormide puhul näiteks mingi Facebook content, ma ei tea, TikToki content, UGC videod, seal on ju tavaliselt reklaamieelarvet ei ole, et vist kasutatakse vahepeal raha, et boostida, aga need summad on pigem väiksemad, et siis jällegi on ainult kuutasu ja saab siis anda mingi garantiisid, midagi sellist. Aga ma andsin sulle kõik tööriistad kätte, et sa saaksid formuleerida oma pakkumise kliendile, tee nii, et see oleks efektiivne, et see veenaks võimalik palju klienti selles, et sa suudad tulemusi tuua ja tee hea pakkumine. Tänapäeval peab olema tõesti sotsiaalmeediaturundus hea pakkumine, et klient oleks nõus nii-öelda edasi minema, sest kui sa lihtsalt ütled fikseeritud 3000 eurot, 0 garantiid, mitte midagi, siis see on lihtsalt veits kahtlane. Et formuleeri tõhus pakkumine vastavalt sellele, kui palju väärtust sa tood. Aga ma loodan, et sul oli sellest videost kasu. Kui sul tekkis mingi küsimusi, siis palun küsi. Tavaliselt saab high levelit kasutada selline 14 päeva tasuta. All olev lingiga saab pikendatud 30 päeva tasuta high levelit proovida ja seal katsetada, teha SMS, email, automatsioone ja kõike muud sellist. Aga ma loodan, et sul oli sellest videost kasu ja näeme järgmine kord.